Minu projekt Lähen eksiili hakkab jõudma lõpukorrale. Olen siis kolmandas eksiili kohas, ehk siis Kärdlas. Teatavasti tekkis plaan käia ära nendes kohtades, kuhu nõndanimetatud sallivad ja sõbralikud minusugused inimesed saadavad. Ja aastate jooksul panin tähele, et saadetakse seisuste kaupa. Ehk siis kõige sellised madalamast seisusest, eks ju, lihtrahva saadetakse Võrumaale, Võru linnaga, ehk kus nad saavad siis onu Heinoga poedaga õlut juua. Ja see on selline natukene pseudoakadeemilisem käsitlus, mis on umbes nii, et meil on siin ühiskonnas toimunud areng, minu arvates suurvene šovinism ja globalism areng just ei ole, aga sellise pseudoakadeemilise käsitluse kohaselt vist on. Ja see tähendab seda, et eestlased, kellele see ei meeldi, nemad peavad minema ära saartele. Ja saarte puhul ma täheldasin ka, et selline stiilsemaks saareks peetakse siis Saaremaad, kus saadetakse siis kõige kõrgema seisuse sallimatuid, nagu ma aru sain. Ja siis on olemas ka Hiiumaa, kus on siis tiba madalamast seisusest rahvas. Ja ma käisingi ära siis Võru linnas, kus oli väga ilus Tammula järvelas jalutada ja Katariina kohvikus käia. Käisin ära eelmisel nädalal Nükseriga ka Kuressaares. Ja nüüd tulin siis Kärdlasse ka Nükseriga. Kärdlasse tahtsin ka sellepärast tulla, et siia lendab lennuk, mis on sündis jutumärkides 1988. aastal. Ehk siis väga vana lennuk. Ja tahtsin sellega lennata, aga siis ma mõtlesin, et ma niisama lendama ei tule, et ma olen siis natukene koha peal ka. Ja Kuressaare reisiga oli see, et kui ma Tartus elan, siis pidin 2:30 tulema selle bussiga Tallinna lennujaama öösel ja siis tere päeva olema Kuressaares ja see oli väga väsitav. Siis mõtlesin, et ma tulen õhtuse lennuga Kärdlasse, võtan bookingust või kuskilt internetis kõige odava majutuse, mida ma näen, kuskil teki üle pea tõmmata, eks ju, korra duši all käia. Ja siis tulen järgmise päeva õhtul tagasi. Ja majutus, mis mul oli, see oli lausa, ma ei tea, kui see kõige odavam majutus on selline, ma ei tea, mis need kallimad, siis on mingid imede maad lausa või, et väga-väga hea. Aga kuna ma tulin, siis mul oli ka see, et kuna ma reisin, siis ma olen teinud neid hinnanguid andnud erinevate maade lennujaamade äriklassi salongidele. Ja Eesti oma kukkus kõige viimaseks vahepeal, Tallinna oma. Sest ma ei tea, ma sattusin hommikul vara, inimesed olid kõige torsis ja toiduvalik oli vilet, see kuidagi väga selline Aga hiljem ma sain muidugi reisides aru, et salongid jagunevad põhimõtteliselt 2. Ühed on lennufirmade omad salongid, kuhu ei saa piletit osta näiteks. Peab olema selle lennufirma äriklassi reisija või omama staatust ja mingit kõrget sellist plaatinum või kuldkaarti, midagi sellist. Ja siis on lennujaamade salongid või on sellised salongid, mis on mingid firmad rendivad pinda lennujaamadest ja teevad seal neid salonge. Tallinna lennujaama kindlasti ei ole lennufirma oma, et seetõttu peab teda hindama natuke madalamas kategoorias, eks ju, koos teiste lennujaamade salongidega. Ma otsustasin, et ma lähen seda uuesti vaatama, et annan teise võimaluse. Ja muidugi ma ei taha seda hinda maksta, mida peab maksma, see on kirves hind. 45 eurot peab vist maksma seal, kui tahad pileti osta. Ma ei tea. Aga põhimõtteliselt need samad firmad, mis müüvad neid aastakaarte, teataval määral müüvad ka neid üksikpääsmeid. Alati õnnestu sellist osta, sest see on kõige viimases järjekorras, eks ju, ja kui on palju inimesi, siis neid ei müüda. Aga Tallinnas elabki ainult 3 inimest, nii et sinna mul õnnestus osta 29 euro eest üksikpääse. Ja siis ma läksingi salongi ja parajasti, kui ma seal, et raha tuleb vähemalt tasa süüa ja juua, eks ju. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen kohe konjaki peale ka ja pärast, kui ma selle konjakid ja kohvi jõin, siis helistati mulle sellest Kärdla hotellist ja öeldi, et majas samal ajal, teda ei ole majas samal ajal, kui ma tulen ja et uks on lahti ja mingi ise oma tuppa ja võti on ees ja ma ei ole selline rahagi toas, kui ma tulen 8 paiku ja siis väga-väga selline ohohoo juba oli, et selline hea selline järg.
Ja ma olen siin nüüd Kärdlasse ringi jalutanud igal pool matkaradadel, nagu ma praegu siin on ka ühel matkarajal. Ja mere ääres käisin ja mere ääres käies oli väga selge, et laevaga mu siia oleks keeldunud tulemast, et loksuda nagu merel, tormisel merel, külma käes, kajakaparved kiljuvad ümber, no ei. Ma mäletan, Vene ajal sai tuldud praamiga. Niimoodi vist käisingi Vene ajal. Ja siis ei, see ei tule kõne allagi. Ajaliselt on juba paha ja pärast süda on ka paha sellest merereisist, et ei. Aga lennukiga on nagu suts üles ja suts alla ja väga ilus vaade ka selline nagu 30-40 aastane reisi kirjas oleks. Ja siis ma tulingi Kärdlasse ja nüüd on niimoodi, et kui need sallimatud tahavadki mu eksiili saata, siis ma paluksin ennast saata Kärdlasse ja see on nendest 3 kõige kenam koht minu arvates, kõige selline inimlikum ja kõige selline toredam. Et tegelikult teised olid ka väga toredad, aga mis sinna nagu vajakajäämised oli see, et Kuressaare tundus olevat mingisugune miljonäride koht. Väga selline liiga. Nojah. Kuigi seal on kultuuriliselt palju asju teha, et on see huvitav see piiskopi linnus ja see väga ilus on ikka, aga ta on kuidagi väga selline, jah. Ja Võrus tegi tunda, et noorte puhul eriti tunda, et nad on kergelt nagu masendunud või et nad tahavad nagu ära, nad tahavad kuskil mujal elada. Et see, aga Kärdla on selline, jah, et mina oleks täitsa, kui mul siin oleks mingi võimalus siin elada, mul oleks siin töökoht, võite kas Kärdla kooli taha mind õpetaks või aga võiks tahta. Ja siis ma tuleks küll, ma elaks vabalt aasta ringi siin, et ei ole probleemi. Et nüüd, kui see lennuk ka on 200 päevas, et saab igale pool Tallinnasse saab kohe ja sealt saab edasi reisida vaja, nii et ei ole probleemi. Vaat, nii et paluks siis saata mind Kärdlasse eksiili.